Algab infopoliitika järjekorras 6. saade. Külas on meil Wikimedia Eesti juht Raul Veede, kes tuli just Wikimedia Eesti üldkoosolekult. MTÜ-de üldkoosolek on selline huvitav teema, kus vahel võib väga unikaalseks minna olukord. Kuidas seekord läks? Seekord tuli tegelikult suhteliselt, ma võiksin öelda, et rõõmus ja rahul olev see üldkoosolek. Ega meil ei olnud ka mingeid kurbi uudiseid teatada, vastupidi, meie viimane grantitaotlus kiideti heaks ja ma tulin just suurelt rahvusvaheliselt konverentsilt, kus oli mitmesuguseid uudiseid, aga mitte midagi paha, vastupidi, kõik õitseb ja õilmitseb. Nii et ei olnud nagu millegi pärast muretseda või millegi üle isegi väga kirglikult vaielda. Kuidas see Wikimedia puhul see granditaotluste süsteem ja kogu selline rahvusvaheline struktuur toimib? Et teil on selline unikaalne süsteem, kus teile reaalselt antakse mingisuguseid rahasid. Meil Internet Society selline haruorganisatsiooni või nii-öelda chapterina ei ole nii palju vahendeid võimalik saada. Kas see teeb kuidagi efektiivsemaks ka, kui võimalik raha saada ja mille jaoks sealt antakse? Eks ta ikka teeb, jah. Meie oleme USA's asuva mittetulundusühingu Wikimedia Foundation organisatsioon, ehk siis chapter, nagu tihtipeale ei kiputa seda sõna pikalt ja ebamugavalt tõlkima. Et meie saame põhilise osa oma rahast siiamaani Wikimedia Foundationilt. Kehitame kord aastas grantitaotluse ja siis nad seal vaatavad selle üle, teevad oma märkused ja siiamaani on meile andnud Wikimedia Foundation tõesti enam-vähem kõik, mida me küsime. Samas muidugi kõigi chapteritega see päris nii ei ole. Neid on maailmas praeguseks üle 40 ja nad on väga erinevad. Meie oleme üks kõige pisemaid. Ja samas muidugi võib vist öelda ka, et kõige efektiivsem. Tänu sellele me oleme üsna heas kirjas. Kõik on meist tohutus vaimustuses. Iga kord, kui konverentsil kuskil eestlasi nähakse, siis tullakse kättpidi tervitama. Nii et me oleme populaarsed. Põhiliselt eks seal tahetakse ka ikkagi anda raha enne kõik sisuliseks tööks, aga õnneks on Wikimedia Foundation valmis rahastama ka meie põhitegevust selles mõttes, et ka administratiivkulusid ja kõike seda, mille jaoks tegelikult MTÜ-del tihtipeale on väga raske raha leida. See on Eestis tihtipeale probleem, et leitakse raha ainult konkreetse projekti jaoks, aga ellujäämiseks mingisugust vahu ei tekigi ja siis üritatakse seda lapitekki kuidagi moodi venitada ja siis ta kähiseb ühest otsast ja teisest otsast. Võetakse jälle uus projekt ja tohmatakse kuhugi natuke teise suunda, kui see otsa saab, siis otsitakse uut projekti kähku ja see ei ole hea süsteem tegelikult. Meil on selles mõttes vedanud, jah. Need reeglid, mille järgi WMF raha jagab, on vähehaaval arenenud, muutunud rangemaks igasuguse kogemuse kohjamise käigus, sest et kogu see süsteem peab tõesti rahastama organisatsioone, ütleme alates Uruguayst ja lõpetades Eestiga, eks ole. Maailm on väga mitmekesine, organisatsiooni kultuurid on väga erinevad ja kõigele sellele ühtseid reegleid pakkuda, ma usun, et see on üsna suur töö. Aga meie oleme siiamaani väga, väga heas kirjas ja tänu sellele saame tehtud nii oma sisulise töö ja üksikud sellised konkreetsed projektid kui ka püsida pinnal organisatsioonina. Kuidas see süsteem välja näeb, et teile antakse põhimõtteliselt raha selle jaoks, et te kirjutaksite Wikipediasse artikleid või on see mingite muude projektide jaoks? Ei. See käib nüüd tegelikult teistmoodi selles mõttes, et rangelt võttes on Wikimedia kogukond või wikipedistide kogukond üks asi ja MTÜ on teine asi. Neil kahtlemata peab olema mingisugune kattuvus, aga eri riikides on see erinev ja otseselt võttes Wikipedia sisutootmisse MTÜ tegelikult sekkuda ei saa ega ei tohi. Me saame seda aidata, me saame inimesi kutsuda üles kaastööd tegema, me saame seda igatepidi soodustada ja kohaldada avalikke üritusi, mida kõike.
aga artiklite kirjutamine on puhtalt inimeste eraviisiline vabatahtlik töö. Inimesed võivad selles asjas koostööd teha, arutada mida kõike, aga MTÜ ei saa kogukonna selja taga või kogukonnast lahus seistes selles asjas midagi otsustada. Kõik otsused langetab kogukond ise. See kõlab siukse otsustusprotsessina, kus on väga lihtne tekkima igasugustel konfliktidel ja muudel jamadel. Loomulikult, kahtlemata. Seda enam, et wikipedistid on juba iseenesest selline seltskond, kes saab arvutitega hästi läbi suhteliselt, kes võtavad loomulikuna seda, kui nad omavahelisi arutelusid peavad internetis. Ja see tähendab seda, et nad alati ei ole tingimata ka kõige paremad kommunikaatorid. Teisalt jällegi, need inimesed on suhteliselt sarnased, kuigi meil on väga erinevaid inimesi, väga erinevate oskustega ja Eestis õnneks meie seas on päris palju isegi elukutselisi kommunikatsioonitegelasi, ajakirjanikke, mõni PR-töötaja isegi, eks ole, nagu ma ise mingil määral olen. Ja tänu sellele me saame selle osaga ka päris hästi hakkama. Aga eks vaidlusi ikka tekib. Teine asi on lihtsalt see, et Wikipedia kogukonnal on erinevalt paljudest internetifoorumitest ja muudest sellistest väga oluline pluss. Delfi kommentaatorid näiteks ei ürita koos mingisugusele tulemusele jõuda. Neil ei ole ühist eesmärki. Meil on. Nii et see teatud määral juba algusest peale aitab kaasa sellele, et isegi kui me vahendite üle vaidleme ja alati nõus ei ole ja võib-olla mingis asjas ei jõua kokkuleppel, lükkame selle kokkuleppeni jõudmise edasi ja hiljem võtame asja uuesti ette, me ikkagi püüame tulemust saavutada. Ja see on väga oluline. See kõlab tegelikult hästi, et te saate ka administratiivtöö jaoks mingisugust eelarvet, aga ometigi sa ei ole minu teada täiskohaga Wikimedia Eestis tööl, et töötad täiesti muu töö peal. Kas on keegi üldse seal täiskohaga tööl või kuidas see administratiivne pool teil organisatsioonil välja näeb? Meil Eestis ei ole praegu mitte ühtegi palgalist inimest. Tegelikult selles grantis, mis meile just heaks kiideti, nüüd lähemal ajal kirjutame lepingu alla ja saame raha ka kätte, seal on ette nähtud raha selleks, et ajutiselt palgata mõni inimene, kes teeks ära üht-teist sellist, mida ei pea tingimata tegema vabatahtlikud, kes tunnevad hästi Wikipeediat. Sest siiamaani tegelikult suure osa tööst on ära teinud vabatahtlikest koosnev juhatus, kelle aja ja tööjõu hulk on paratamatult piiratud. Kooli, kodu ja täiskohaga töötamise kõrvalt lihtsalt mingil hetkel tuleb piir ette. Isegi Wikipedisti tööpäevas on parimul juhul 27, ütleme 28 tundi, aga rohkem ei ole. Nii et iseenesest selleks ei ole vaja Wikipedisti, et ütleme reserveerida ruumi näituse jaoks või korraldada mingisugust kohtumist. Sellised asjad saab teha palgaline ja me loodame mõne sellise nüüd lähemal leida. Samuti kellegi, kes tegeleks rahataotluste kirjutamise ja aruandlusega, sest et see on hea hulk halduskoormust, mis niimoodi meile kaela langeb ja kuigi me saame anda omalt poolt selle sisulise poole, siis nende paberite valmis seadmine ja vormistamine ja kõik see ei ole asi, millega peaks konkreetselt meie juhatuse liige tegelema. Aga kuivõrd lihtne see võiks üldse olla, et leida kedagi, kes tegeleks nende asjadega? Et ma saan aru, et sellised head projektikirjutajad on väga hinnatud inimesed ja neid on raske leida. Et enamasti need on tõesti nagu 80 tundi nädalas teevad juba ja väga hästi teenivad selle pealt. Aga ka sellised korraldajad, isikuid, kui on tõesti hea korraldaja, siis ta ei ole kusagil ripakil, et teda saaks ajutise lepinguga võtta tööle. Meie pluss on ehk see, et meil tõsi, me ei saa kedagi väga üle kullata, aga me saame pakkuda ilmselt osaajalise töö jaoks siiski suhteliselt mõistlikku palka ja tõesti meil ei ole inimesele anda mingisugust ööpäev läbi kestvat tööd või sellist pidevat koormust, vaid pigem on teatud asjad, mis on vaja lihtsalt ära teha.
nii et need meie töökohad, need sobiksid suurepäraselt tudengile, kelle jaoks kes vajab mõnevõrra vähem raha kui inimene, kellel on perekond üleval pidada ja auto ja elamu liising maksta ja mis pagan kõik veel. Aga jah, ja teiselt poolt muidugi meil ei ole vaja ka nii suurt kogemust, nagu tihtipeale ütleme mõnel suurel ja rahvusvahelisel organisatsioonil. Et me loodame selle asja ikkagi ära teha, nüüd lähemal ajal need inimesed ka leida. Mis üritusi te olete varem teinud? Mul on paar tükki jäänud silma, kus te kutsuste inimesi kokku ja õpetada neile, kuidas kirjutada Wikipedia artiklit. Ja see tundub selline lahe üritus, aga mis on plaanis ja mis on tehtud sellised lahedamad üritused? Me oleme kohaldanud seda tüüpi asju. Me oleme teinud, ilmselt teeme ka edaspidi päris palju igasuguseid artikli- ja fotovõistlusi konkreetsetel teemadel. Nüüd sama septembris algab jälle nüüd juba ülemaailmne, tegelikult maailma suurim fotovõistlus eestikeelse pealkirjaga kultuurimälestused Wikipediasse, inglise keeles Wikiloves Monuments. Meil on selle jaoks eraldi domeen wikilovesmonuments.ee. Seal sel aastal, kus juures see toimub tõepoolest kõigil mandritel, kaasa arvatud Antarktikas. Eestis see on toimunud juba 2 aastat väga edukalt ja me loodame, et nüüd läheb aina paremini. Et, see on näiteks üks asi, kus on väljas üsna kohalikud auhinnad. Eestlased on jõudnud kõrgetele kohtadele tegelikult. Eelmisel aastal üks Eesti pilt oli esikümnes. Nii et meil ei ole häbeneda mitte midagi. Võib ainult loota seda, et natuke rohkem oleks sel aastal pilte väljastpoolt suuri linnu, sest tõesti ütleme Tartu Raekojast ja Tallinna Raekoja platsist on neid küll ja küll. Aga suuremast jaost Eesti küladest näiteks meil ei ole veel ühtegi pilti. Ja seal on väga palju huvitavaid asju. Eesti külad on kõik siis eraldi artiklitena üleval juba? Eestikeelses Wikipedias on kõik praegused Eesti külad sees. Nendest, mis on kunagi olnud, on osa puudu. Aga neid on ka omajagu juba. See tundub väga põhjalik töö, et mida sellisesse paberisse entsüklopeediasse hästi mahutaks kuidagi. Jah, eks meil on õnneks see rõõm, et ruum ei saa otsa. Kuigi vahel saab mõnel poliitikul. Kuidas kellelgi, aga olgu muheta, me saame selle alati tema artiklisse kirjutada. Kas tema artikliga ei olnud just... see oli eelmisel aastal oli siuke häda, et kui kirjutati seal natukene kriitilistest sündmustest, seal hulgas ka ruumi otsasaamisest, et siis kiiresti kustus ja oli paar IP aadressi, kes sellega tegelesid pidevalt. Ingliskeelses Wikipedias minu mäletamist mööda oli sellega tegemist. Aga eks siruti suhteliselt kähku ära. Eestikeelses Wikipedias on ka ikkagi nii, et kui keegi käib mõne poliitiku artiklit väga hoolega ilustamas, siis see torkab üsna ruttu silma ja ühesõnaga ei maksa üldiselt seda asja torkida. On olemas selline asi nagu Streisandi efekt. Kõige pahem näide sellest oli hiljuti muidugi Prantsusmaal, hiljuti ses mõttes, et tänavu kevadel. Streisandi efekt on saanud nime selle järgi, et kunagi, kui USA läänerannikust tehti ühe riigiameti tellimusel fotosid, ja need interneti riputati, siis muuhulgas sattus ühe foto peale ka armastatud laulja ja näitlejanna Barbara Streisandi majake. Selline väike sümpaatne onnike merekaldal. Barbara oli suhteliselt näriline ja saatis advokaadid nende inimeste kaesse, kes fotosid tegid ja üles riputasid. Nõudis, et need maha võetaks. Tulemus oli see, et maha neid ei võetud, küll aga kasvas plahvatuslikult inimeste huvi nende fotode vastu. Vähem vaevalt, et keegi neid vaatas, 1000 majakesest, ja siis. Aga pärast seda need pildid levisid täiesti meeletult. Prantslastega juhtus nüüd sel kevadel selline huvitav lugu, et üks Prantsuse tohe luureorganisatsioon vaatas, et ühest nende raadiojaamast on kirjutatud artikkel Prantsuse Wikipedias. Täiesti avalikult kättesaadavate saadete ja artiklite põhjal, aga nemad leidsid, et miskisugune osa sellest peaks olema salastatud. Milline nad ei ole siiamaani nõustunud kellelegi ütlema. Igatahes nad otsustasid, et oleks jube kaval leida üks Wikipedist,
kutsuda ta enda kontorisse ja ütelda, et nii, nüüd sa koju ei saa ja me esitame sulle igavese hunniku süüdistusi, kui sina seda artiklit ära ei kustuta. Noh, neile üritati siis seletada, et vaadake, mina ei puutu siin asjasse, peale selle meie protsess ei tööta niimoodi, kui mina selle kustutan, paneb järgmine inimene selle kohe tagasi. Ja ühesõnaga kõik argumendid ja kõik sellised liigutused peaks olema avalikult esitatud, läbi vaieldud, põhjendatud. Ei, sa nüüd ööbin meil kenasti siin, eks ole, koju helistada ei saa ja ühesõnaga tee see töö ära. Oota nüüd rahu pähe. Mis tal muudele jäi? Poiss tegi siis selle asja ära, läks koju, palus ennast taandada administraatori ametikohalt või tähendab mitte ametikohalt, vaid administraatori õigustest. Järgmiseks üks šveitslane, keda prantslased ei saanud enda luurekontorisse tarida, taastas artikli ära ja siiamaani räägib sellest ajakirjandus. Mul on kuri kahtlus, et selles samast luureorganisatsioonis kellegi pea igatahes lendas, sest see oli ikka väga tõsine fopaa. Praeguseks on see artikkel tõlgitud päris paljudesse keeltesse, sealhulgas eesti keelde. Fotod, kommentaarid, põhjalik kirjeldus, mis iganes. Ja seda võib juhtuda. Aga Streisandi teemal, et kellegi maja pandi üles internetti või kellegi foto kellegi majast. Eestis on ju tegelikult sel teemal omaette õigus, et kui sulle ei meeldi, et sinu maja pildistaks, siis sa võid ju tõesti nõuda selle mahavõtmist ja tegelikult peaks pildistajal luba olema või ei ole? Tegelikult nii ei ole, selles mõttes, et inimestel on tihti peale ettekujutusi ja seda on kogenud ka lehefotograafid oma nahal. Et kui sa kellegi maja pildistada ja talle ei meeldi, siis ta võib tulla ja fotograafile peksa anda või vähemalt turvamehe kallale saata. Tegelikult see juriidiliselt päris nii ei käi. Kuidas see käib? Juriidiliselt käib see sedapidi, et kui maja on valminud sellise arhitekti joonisti järgi, kes ei ole 70 aastat surnud ja see ei ole lihtsalt tüüpprojekt, vaid on konkreetne maja, siis see on kunstiteos. Ja sellisena Euroopa Liidu õiguse alusel kaitstud. Tuleb selleks, et seda kujutist, avalikus kohas oleva kunstiteose kujutist kasutada ärilisel otstarbel, peab olema arhitekti luba. Mitte äriliselt. Olge head, tehke mida tahate. Seni kuni on juures arhitekti nimi ja nii edasi. Selles mõttes mingit muud alust keelamiseks ei ole. Tegelikult meil ei ole isegi sellist alust, mis võimaldaks otseselt keelata mingisuguste militaarobjektide pildistamist. Seda aeg-ajalt üritatakse teha, aga juriidiliselt see ei pea vett. Ainuke asi, mis kaitseb, on autoriõigus. See kõlab jaburane, mul tuleb kohe meelde Google Street View, kus on Eesti tänavate fotod, väga põhjalikud fotod üleval ja Google kasutab seda ju, see on vaielda võib-olla ka ärilised eesmärgid selle juures. Et kui sa tahad näiteks Google'i Street View apiga liidestada oma tarkvara, näiteks kasutada neid fotosid, neid andmeid oma loodud tarkvaras, siis tegelikult sa pead maksma Google'ile ja need summad ei ole üldse vägi väiksed. Mina ka sattusin hiljuti kokku Google Maps'i ja Google Street View apidega ja see oli, tingimused on päris karmid seal ikka kohati. Antud juhul võib öelda, et Google on teinud oma andmebaasi, neil on sellele andmebaasile autoriõigused ja kuidas moodi nemad seda edasi jagavad, see on juba nende öelda. Teine asi on see muidugi, et nad tegutsevad suures osas lihtsalt USA seadusandluse põhjal. Nii nagu rahvusvahelised korporatsioonid tihtipeale. Nad aeg-ajalt teevad mingeid diile kohalike võimudega või organisatsioonidega mingites riikides. Aga tihtipeale nad teevad päris palju asju, aga lihtsalt tänu sellele, et nad saavad ja keegi väga avalikult tegelikult kohutavalt ei protesti ka. Näiteks Eestis räägiti sellest küll, kui Street View tuli, aga suurem jagu inimesi on võtnud seda asja rahulikult, leidnud, et see on tegelikult kohutavalt vahva, kui nende kodutänav ka kuskil on. Või näiteks see, kui nad saavad kuhugi minnes, vaadata, milline tänav välja näeb, milline on see hotell, nii et nad kaugelt juba ära tunnevad, isegi kui õhtusel ajal pimedas tulevad. See on mugav, praktiline, miks mitte? Mõnel pool jah, inimesed ei võta seda asja nii rahulikult.
Jah, on isegi näiteid paarist riigist, kus on ära korjatud Street View lõpuks. Saksamaa näiteks, eks ole, kus on inimestel tihtipeale, päris paljud on lihtsalt teatanud, et kohistega minu maja ja Google on nii kena ja on korjanud ka. Kuigi Saksamaal iseenesest kehtib Panahami vabadus, ehk siis juriidiliselt võttes on õigus igaühel teha pilte avalikust kohast, viibides avalikus kohas ja nendega peale hakata mida iganes. Meil näiteks sellist õigust ei ole, eks ole, seda piirab Eesti autoriõigus. Panahami vabadus üleüldse on selline huvitav asi, et maailmas kehtib see, kui maailma kahti vaadata, siis üsna lapiti. Et siin on, seal ei ole, siin on mingisugused reeglid, seal on teistsugused reeglid, kus see kehtib 3-mõõtmeliste, kus 2-mõõtmeliste kunstiteoste kohta. Suhteliselt segane. Endistest Nõukogude Liidu aladest ainukene, kus praegu kehtib Panahami vabadus, on Armeenia, kus see muide kehtestati üsna hiljuti ja kohaliku Wikimeedia organisatsiooni mõjul. Nemad lihtsalt algatasid sellise seaduseelnõu, läks läbi. Lõpuks tegelikult see otseselt eriti kellegi huve ei riiva. Ma mõtlen seda, et suurem jagu arhitekte ei teeni selle pealt mitte midagi, et nende majadest tehtud fotosid ei tohi levitada. Ainuke tulemus on see, et näiteks ütleme ingliskeelses Wikipedias võib olla Eesti arhitektist artikkel, aga fotot ei saa juurde panna, sest Wikipedias levitatavad fotod peavad kõik olema ikkagi täis vaba litsentsiga avaldatud. Kui meil Eesti uuematest majadest selleks õigust ei ole, siis me oleme Eesti Wikipedias teinud kohaliku erandi ja siin saame näidata, aga teised Wikipediat seda kasutada ei saa. Ausalt olles minu meelest kaotavad sellest enne kõik Eesti arhitektid. Ja seda küll. Selle on teine külg ka selle probleemil. Üks on see, et kas teil on õigus Wikipediasse juba on, teine osa on ju see, et tihtipeale ajakirjanikel on komme võtta mingisugune foto, panna alla kirja, et allikas Wikipedia või allikas internet lausa. Ja tõesti täiesti suvalisi autoriõiguse kaitstud teoseid niimoodi jagada, et on ka Wikimedia Eesti selle kokku puutunud või kuivõrd suur probleem see on? Ikka on, jah, mitte väga suur, aga ütleme, et selliseid asju, et kuskil Eesti ajalehes võib näha fotot, mis on pärit Wikipediast, Wikimedia Commonsi andmebaasist ja kus juures on allikaks pandud kas internet või Wikipedia. Seda tuleb ette praktiliselt iga päev. Mõnes lehes isegi mitu korda. Mu endagi tehtud fotosid on kasutatud nii, et ma ise selle alles hiljem avastan. Põhimõtteliselt tegelikult Wikimedia Commonsis kasutatav Creative Commonsi litsents lubab võtta sealt fotosid ja kasutada kuidas iganes kellegi pähe tuleb kahel tingimusel. Esiteks, et neid ei levitataks edasi maksuliselt ja tähendab selles mõttes, et nendest tohib teha mingeid asju, mida keegi müüb ja nii edasi, aga see foto ise ei tohi olla edaspidi piiratud autoriõigusega. Seal võib juures olema märge, et fotot võib igaüks ikkagi kasutada. Ja teiseks seal juures peab olema märgitud allikas ja autor, ehk siis Wikipedia ja iga fotoleheküljel on meil tegelikult kirjas, kes selle teinud on. Kas siis kodaniku nimega või varjunimega, kuidas ta ennast ise on tahtnud avaldada, täpselt nii ongi. Samamoodi nagu, ütleme, teise ajalehe fotograafi tehtud töö avaldatakse ikkagi selle sama ajalehe ja fotograafi nimega. Mitte ainult ajalehe nimega. Ilmselt tuleks mingil hetkel kohaldada ajakirjanikele selliste nüansside selgituseks mõni väike koolitus või seminar, sest et tegelikult kui me nüüd räägime Eesti autoriõigusest, siis foto avaldamine ilma autori nimeta on autorsuse vargus, mis on kahistatav kuni 3-aastase vangistusega. Me ju ei tahaks, et mõni Eesti ajakirjanik selle all peaks kannatama lihtsalt sellepärast, et ta päris hästi ei teadnud, kuidas neid asjadega talitada. Ühesõnaga, kui mina panen Wikipediasse mingisuguse foto üles ja see foto osutub populaarseks ja mõni ajakirjanik selle oma artikli juurde sobitab, ilma et seal oleks minu nimi kirjas, siis sellisel juhul ma võin teha politseisse kuriteoteate ja see tegu on kriminaalkuriteoga, mitte tsiviilõiguse teemaga. Saksamaal on vähemalt üks juhtum, kus selline asi on kohtusse antud ja võidetud. See kõlab päris karmilt.
me üldiselt ei tahaks seda teed minna. Me tahaks inimestega kenasti läbi saada ja rõhutada just seda, et jumala pärast täitke elementaarseid viisakusnõudeid, kirjutage juurde, kes see tegi ja pruukige südamest. No aga juures on, et see on Wikipedia on selle foto autor. See on väga huvitav mõte. Paraku Wikipedia kui niisugune on puht abstraktne nähtus. Wikipedia ei ole mitte kunagi ühegi fotoaparaadi päästikule vajutanud ja ma arvan, et ta ei tee seda ka lähema paari aastakümne jooksul. Jah, kuniks tema see järka intelligents, aga siis tuleb juba teiste asjade peast muretseda, robotite üles tõusi nii edasi. Tõepoolest. No see autoriõigus on kohati vägagi väänatav, et kas siin ei ole see teema näiteks, et Wikipedia kui sükene looming, kuhu kuuluvad ka mingisugused fotod, mis on paigutatud sinna, et see foto on osa sellest laiemast teosest ja see laiema teose autor üldjoontes on ikkagi Wikipedia, abstraktne autor nagu mingisugune OÜ või MTÜ või mis iganes. Ja kui kasutada sealt mingisugust lõiget, mis juhtumisi juhtub olema see konkreetne foto ainult, siis võibki öelda, et see fotoautor on Wikipediast. Kas nagu saaks ju väänata tegelikult? Õigust juriidikast saab igat moodi väänata, kui vaja on. Päriselt mitte, sest et see eeldaks, et oleks olemas Wikipedia kui juriidiline isik. Aga sellist ei ole. On USA's asuv Wikimedia Foundation, mis haldab tehnilist baasi. Põhimõtteliselt hoiab üleval servereid, kohaldab tarkvara ja nii edasi. On haruorganisatsioonid, mis kohaldavad selle sama liikumise propagandategevust ja igasuguseid vahvaid üritusi. Aga konkreetselt sisu loomise eest vastutavad üksikisikud, kes on selle kollektiivselt teinud. Iga artikli puhul on võimalik vaadata artikli ajaloost, kes on need kasutajad, kes mida konkreetselt kirjutasid ja autoriõigused samamoodi igasugused probleemid ja nii edasi seostuvad konkreetselt nendega. Kui keegi võtab kätte ja kirjutab Wikipedia artiklisse riigisaladuse või mingisuguse laimu, siis ta vastutab selle eest konkreetselt ja isiklikult ja see inimene on põhimõtteliselt ka võimalik välja selgitada vastavalt kriminaalprotsessi reeglitele. Aga kas on üritatud kusagil maailmas tõesti kohalikku Wikimeediat või siis seda rahvusvahelist kohtusse kaevata või teha mingeid muid siukseid lollusi, näiteks mingi laimu pärast? Ikka on üritatud ja lõpuks, enamasti need asjad on läbi kukkunud. Aeg-ajalt mingisugused kohalikud kohtuinstantsid on mõne sellise katse heaks ka kiitnud, aga hiljem on need tavaliselt ikkagi ära vajunud. Itaalias vahepeal üritati kehtestada sellistele süüdistustele soodsat seadust Berlusconi seaduse nime all, aga nii palju kui mina tean, praeguseks on see ikkagi vaikselt oma surma surnud. Kus üks huvitav olukord oli vahepeal Indias. Seal üks noorte rahvuslik organisatsioon süüdistas Wikimedia Indiat ja Wikimedia Foundationit riigiseaduste rikkumises, mis seisnes selles, et paraku ei ole maailmas võimalik avaldada India kaarti, mis vastaks korraga India ja Pakistani seadustele. Pakistani seadused nimelt nõuavad, et kaardil, mis kujutab India põhjaosa, oleks märgitud seal see, praegu tegelikult Pakistani kontrolli all oleva Jammu ja Kashmiri demarkatsioonijoon. India seevastu nõuab, et see oleks rangelt märgitud ainult India osana. Mõlemat korraga ilmselgelt ei saa. Kaardil kas on see paganamuse demarkatsioonijoon või teil lihtsalt ei ole. Ja kuna selle kujutamine Wikipedias avaldatud kaardil ilmselgelt ei vasta India nõuetele, siis leiti, et äkki tuleks ikkagi leida organisatsioon, kes on süüdi ja süürlasele malakaga anda. Siiamaani see tegelikult kohaliku kohtuasjani ei ole jõudnud ja ilmselt vast ei jõua ka, sest et tegelikult see ei vasta tervele mõistusele lihtsalt. Aga inimestel on igasuguseid huvitavaid mõtteid, jah, loomulikult. Milline suhe on Wikimeedial ja üldse Wikipedia laiemalt selliste klassikaliste entsüklopeedia tootjatega? Et ma saan aru, et Eestis te olete selle Eesti entsüklopeediat kirjastusega ka maha istunud aeg-ajalt,
aga on ka olnud uuringuid laiemalt, mis võrdlevad Wikipeedia ja siis tunnustatud entsüklopeediate kvaliteeti. Eestis konkreetselt sellist võrdlust minu teada tehtud veel ei ole. Sellist kohalikku kvalitatiivset ja kvantitatiivset võrdlust. Laiemalt mujal maailmas on küll, jah. Ennekõike ingliskeelses. Võrdlusi Britannicaga, mis on täiesti klassikaline, eks ole. Ja seal on see asi, et ingliskeelsel Wikipeedial on niivõrd palju kaastöölisi, et ta on paratamatult teises seisus kui eestikeelne. Eks meil on veel kõvasti arenguruumi. Selge on see, et praeguseks on eestikeelne Wikipeedia artiklite arvult kõige suurem eestikeelne entsüklopeedia üldse. Meil on praeguseks, kui mälu ei peta, siis 114 000 juba artiklit ja nõukogude aegses enes oli umbes 75 000. Nii et sealt me oleme jupimaad edasi liikunud. Selge on ka see, et hea hulk artikleid on meil, aga oli ka neil lihtsalt jupikesi, kus on lause või paar ja mingisugused põhifaktid. Nagu need samad külade artiklid tegelikult, kus praktiliselt iga küla kohta saaks ju kirjutada selle ajaloost, nime päritolust, olulistest inimestest, lisada fotosid ja nii edasi, aga lihtsalt meie seltskonnal siiamaani ei ole olnud jaksu seda iga asja kohta teha. Oleks jube tore, kui nende samade külade elanikud ise võtaksid ka kätte ja kirjutaksid oma küla kohta, mis ja kuidas, mis sellest on ilmunud, mis seal on juhtunud. Sellist kohalikku ajalugu on päris palju ja see oleks väga oluline ja huvitav teistegi jaoks. Aga jah, loomulikult inglisekeelses maailmas on jõutud kaugemale. Ma just hiljuti vaatasin läbi näiteks kõigi keemiliste elementide artiklid meil ja paljud neist on ikkagi kahetsusväärselt lühikesed. Et vajaks süstematiseerimist, täiendamist, kas või materjalide tõlkimist näiteks inglise või saksa keelest, kus on väga head ja kohalikud artiklid igasuguste jooniste, materjalide, infotabelitega. Eks me liigume sinna poole. Pikk tee on minna ja eesti keele kõnelejad on tegelikult maailmastaabis ikka väga vähe. Selles mõttes me muidugi oleme väga heas seisus. Kui arvestada, et selliste aktiivsete, praktiliselt igapäevaste Wikipeedia kaastööliste arv Eestis on laias laastus 30 ringis. See arv natuke muutub ja sõltub sellest, kuidas täpselt seda aktiivsust hinnata ja nii edasi. Samal ajal, kui me jagame selle suhteliselt väiksena tunduva arvu eesti keele kõnelejate arvuga, siis kui me selle parameetri järgi tabeli teeme, siis esimesel kohal on Island, teisel kohal on Eesti ja kõik ülejäänud on allpool. Okei, Islandist ülespoole jäävad veel mõned sellised keeled, näiteks nagu esperanto, volapük ja ladina keel, kus ei ole just väga palju emakeelseid kõnelejaid. Esperanto keele puhul ma tean peast nimetada ainult ühte, kes on George Soros, aga ladina keele puhul ma tõesti, võib-olla mõni on, keeruline öelda. Ei aega vist keegi üles kasva päris esperantot ja ladina keelt rääkides tänapäeval enam. Sorosi puhul lihtsalt tema vanemad olid mõlemad esperantistid. Aga ega selliseid lapsi palju ei ole. Nii et selles mõttes me oleme nagu väga heal tasemel, aga teisest küljest jällegi, kui nüüd vaadata, et 30 inimest Eesti kohta, pagan, kas siis on tõesti nii võimatu veel 30 leida? See ei ole ju nagu nii väga suur hulk. Mul tegi pigem küsimus, et kus nad selle aega leiavad, et tegelikult inimestel on väga palju muud tööd ja ka päevatöö, et millega nad üldiselt tegelevad, et neid 30 inimest? Meil on suhteliselt kirev seltskond, nagu Wikipedistid ikka. Eks see kipub nii olema muidugi, et enamus on inimesed, kes on suhteliselt kohaliku kirjaoskusega, mis tähendab, et nad tihtipeale teenivad mingit sorti kirjatööga ka leiba või on kuskil mingisuguse akadeemilise rakenduse leidnud. Meil on päris palju üliõpilasi, on üsna mitu ülikooli õppejõude, aga on ka näiteks töötuid või veokijuhte, kellel lihtsalt meeldib selliste asjadega tegeleda. Mõni inimene lihtsalt võtab sellist asja hobina ja leiab, et ütleme, kui ta vabal ajal teeb näiteks artikleid Eesti ja Läti keskaegsetest linnustest, siis see on vahva. Me oleme kohaldanud näiteks eelmisel aastal tegime ja ilmselt sel aastal tuleb nüüd jälle pisike ekspeditsioon Põhja-Lätti, kus inimesed teevad linnustest pilte
ette ja riputavad need internetti, hiljem kirjutavad artiklid juurde ja nad on sellega rõõmsad, et näe, tore hobi ja samal ajal sellest on inimestele kasu kah. Ja ei, see on vägagi oluline, sest et ma olen ise, kui mingid infot otsid, ikkagi Wikipedia on esimene koht, kuhu lähed tänapäeval. Et paberentsüklopeedia lehitsemist ma ei kujutaks ette, et poleks ka raha osta neid päris kallid raamatuid. Ja ingliskeelne Wikipedia on niisugust heade rahvusvaheliste teemade puhul ja Eesti teemade puhul on eestikeelne Wikipedia väga pädev, et jah, seal võiks seda informatsiooni olla oluliselt rohkem, aga eks me püüame sellega tegeleda seda enam, et ega kedagi teist väga ei ole, kes leiaks, et tema ülesanne on nüüd selline, tema on kutsutud ja seatud Eesti kohta infot kajastama. Eks me püüame anda oma parima ja see on teatud mõttes ikkagi väga oluline vastutus ka. Ja minu pool on aeg-ajalt, kuna ma tegelen programmeerimisega päevatööna, on pöördunud mingid inimesed ja see on tõesti nagu väga mitmed inimesed, et teeme mingisuguse poliitikute paturegistri, niisuguse eraldi veebilehena. Siis ma alati nüüd osutan neid Wikipeedia poole, et näed, seal on olemas juba. Ja on erinevad põhjendused, miks neile ei sobi, aga kuivõrd sa arvad, et Wikipeedia sellist rolli võiks täita, et võiks arvestada meie poliitikute patte, et kõigil, kes lähevad näiteks nüüd sügisel valima, et oleks võimalik minna ja lugeda? Nii ja selles mõttes, et tegelikult päris paturegistriks ma ei tahaks näha, et see asi kujuneks. Sest et Wikipeedia on teadmeteos. Nii nagu ütleme, me eeldame Eesti entsüklopeediast, et ta, loomulikult meil on olnud siin erinevaid riigikohdasid ja nii edasi, aga et põhimõtteliselt me leiaksime sealt iga poliitiku kohta selle olulise, mis ta teinud on, nii head kui ka vead, samamoodi Wikipeedia peaks mõlemad kajastama. Jah, ma ei arva, et see asi peaks olema nii, nagu näiteks üks inimene vahepeal väga usin kaastööline, kahjuks tundmatuks jääb, üritas teha ühe ministri kohta, et tema artikkel koosnes tema kõnedest, vaheldumisi, võidult võidule sammumisega, kusjuures ministri saavutuste hulka loeti absoluutselt kõik, mis sündis ministeeriumis sel ajal, kui tema seda juhtis, kaasa arvatud need asjad näiteks, mis võeti vastu, ütleme, 2 päeva pärast tema ametisse tulekut. Mis hakkas, asjad, mida valmistati ette mitu aastat varem ja nii edasi, aga lihtsalt, kõik, mis on hea, see on tema teene ja kõik, mis on halb, see on sündinud temale vaatamata. Nii see asi ei peaks olema. Aga samas loomulikult see ei ole ka koht, kus peaks pori loopima või ainuüksi halba kellegi kohta üles lugema. See on teadmeteos, seal peaks olema lihtsalt kõik oluline, mis kellegagi on sündinud või mis ta ette on võtnud. Poliitiku puhul tihtipeale on ka sõnavõtt sündmus, selles mõttes ka neid saab kajastada, aga seal peab olema tasakaal. Nii, aga kuidas teil on suhe poliitikutega? Tegelikult see Wikipeedia ju läheb väga mitmesse aspekti Eesti elus. Võiks hakkuda näiteks haridusteemaga või siis regionaalteemaga või siis keskkonnateemaga. Kõikide nende teemade puhul saab kirjutada mingeid artikleid ja haakub selle tegevusega, võiks isegi mingisuguseid näiteks hariduse puhul kuidagi õpilasi kaasata sinna, et kuidas see koostöö on, kas midagi üldse eksisteerib sel teemal? Jah, ikka. Selle sama hariduse teemal tegelikult sel kevadel võttis meiega täiesti omal algatusel ühendust kodanik Jaak Aaviksoo ja uuris, et kuidasmoodi võiks Wikipeediat paremini Eesti koolihariduses ära kasutada. Tehkume omad ettepanekud. Me kahutasime neid ministeeriumis ekspertidega ja tegeleme selle asjaga edasi. Võib-olla kõik asjad ei ole käima läinud alati nii suure hooga, kui oleks loota võinud, aga samas eks sellega ongi nii, et pikaajalisi ja suure mõjuga asju peab hoolega planeerima ja mõtlema. Nii et mingis mõttes me saame siiamaani Eesti poliitikutega täitsa kenasti läbi. Aeg-ajalt on mõnega olnud väikesi arusaamatusi, kui nad on arvanud, et nad oma Wikipeedia artiklit peaksid nagu ise ilustama ja puhastama, aga neid juhtumeid on olnud siiski suhteliselt vähe ja ega keegi Eestis üldiselt Wikipeedia vaenulik ei ole.
eestlased on selles mõttes nagu huvitav rahvas, et meile meeldib kõik, mis sünnib kuidagi infotehnoloogiliselt. Meile meeldib kõik, mida tehakse internetiga või mobiilis, meile meeldib mobiiliga parkimise eest maksta, meile meeldivad internetipangad. Selles mõttes loomulikult meeldib eestlastele Wikipeedia. Ja meil on väga hea meel seda vahet populaarne olla. Kuivõrd lihtne on leida neid vabatahtlikke, kes tõesti igapäevaselt võib-olla ei kirjuta, aga ikka löövad kaasa ka ürituste korraldamises, et rahad on nagu olemas, aga ega neil kõigile ka palka ei saa maksta, et keegi peab tulema ikkagi oma entusiasmist. Jah, ega see väga lihtne tingimata ei ole. Eestis on inimestest ikkagi pigem puudus kui üle. Ja muidugi ega me ise ei ole ka siiamaani värbamisele väga palju rõhku pannud. Et me tegelikult vajame vabatahtlikke igasugusteks asjadeks, selles mõttes, kui kuskil keegi vähegi tunneb, et ta võiks mingis asjas aidata, siis ta on igal juhul teretulnud. Võtku aga ühendust. Kõik meiliaadressid ja telefonid on internetis vabalt kättesaadaval. Meil oleks täiesti päevapealt suurepärane näiteks, kui me leiaksime inimese, kes võtaks kätte, skänniks Eesti vanemat kirjandust ja teeks tekstile korrektuuri. Ütleme selliseid raamatuid näiteks nagu Kalevi poeg ja Tõde ja õigus, millest on internetis kättesaadaval ainult esimene köide siiamaani. See on autoriõiguse alt kenasti välja jõudnud natuke aega tagasi. Tuhanded koolilapsed oleksid selle üle jube tänulikud, kui sihukese asja netist leiaks. Kas või juba sellepärast, et kui on mingisugune tsitaat, siis saaks üles leida, kust kohast see on või mis kontekstis või kõik sellised asjad. Või näiteks ütleme, oleks tore, kui mul oleks keegi, kes võtaks kätte ja vaataks läbi valdkonniti Eesti teemalised fotod, uuriks vajaduse korral autoritelt autoriõiguse kohta, küsiks luba ja paneks sinna küll ka märksõnad, mille järgi neid vajaduse korral üles leiaks. Või näiteks oleks tore, kui meil oleks mõni inimene, kes tahab sellise asjaga tegeleda, et võtta ühendust Eesti kirjanikega ja uurida, kas mõni neist oleks nõus avaldama mõne oma teose vabakasutuse litsentsi all, nii et jällegi kõik seda lugeda saaks. Ma olen üsna kindel, et päris paljud oleksid rõõmuga nõus mõne näite enda loomingust vabaks andma. Või kas või näiteks meil on programm koostööks teiste soomurgi Wikipeediatega just selleks, et ahendada ja aidata ahendada nendel kogukondadel, kes neid väiksemaid veavad, mis Venemaal on. Praktiliselt igas soomurgi keeles on Wikipeedia olemas ja see on selliste väikeste kultuuride jaoks kohutavalt oluline. Ja me tahaksime seda koostööd kohaldada ja näiteks alustuseks teha ühe sellise seminari või töötoa, kuhu sealtkandi inimesed tuleksid kokku ja räägiksid, mis on nende mured ja meie uuriksime, kuidas me neid aidata saame. Aga selleks oleks vaja kedagi, kes seda kohaldaks, sest praegu ausalt öeldes meie enda inimestel on käed-jalad kõikide programmide ja projektidega tööd niimoodi täis, et me lihtsalt ei jaksa rohkem midagi endale kaela võtta. Selliseid asju on päris palju. Me kohaldame näitusi, me teeme avalikke üritusi, me kirjutame igasuguseid artikleid lehte, eks ole, mis propageerivad vabakultuuri ja selgitavad selle toimimist, autoriõigust ja kõike muud sellist. Seda tööd on palju. Mul tuleb kohe selle Soomeurgi teemaga meelde meie tuntud Riigikogu liige Juku-Kalle Raid, kel on huvi nende väikese Soomeugri rahvaste vastu, kes käib nendega kohtumas kogu aeg. Võib-olla talle soovitada miskit sükest asja? Me oleme Jukuga ka sellest rääkinud põhimõtteliselt. Tema poolt tuleks poliitiline tugi olemas. Palju tema nüüd ise otsustab, muidugi on omaette küsimus. Aga vähemalt teoreetiliselt jah, Soome-Ugri toetusrühm on Eesti parlamendi kõige suurem, iseasi kui aktiivne see on. Ja see kipub niimoodi olema, et toetusrühmad ei ole väga aktiivsed. Ma ise olen tegelikult nüüd sellest aastast Fenno-Ugri asutuse juhatuse liige, nii et ma üritan sealt kaudu ka koostööd räägitada. Ma loodan, et läheb õnneks, aga jah, jällegi kõige alustuseks on see, et meil oleks vaja kedagi, kes võtaks selle enda asjaks ja teeks. Me võime anda raha, kontakte, mida iganes, aga meil lihtsalt ei jätku töökäsi.
Kas teil on huvi ka, ma olen ingliskeelse Wikipedias tähele pannud, et on olemas mõned artiklid, mis on audiona sisse loetud, et mõeldud siis kas pimedatele või siis tõesti keegi tahab mingi pikemat artikli lugeda, tõmbab endale näiteks iPhone'i ja kuulab tee peal näiteks. Kas eesti keeles Wikipedias on mingisuguseid audioartikleid niimoodi või kas või neid Wikimedia Commonsis olevaid raamatuid niimoodi üritab sisse lugeda? Meil veel ei ole, aga me just täna üldkoosolekul arutasime seda asja, et see oleks väga tänuväärne mitut pidi. Alates sellest, et see oleks väga kasulik näiteks pimedatele ja lõpetades sellega, et tegelikult Eestiski on aina tõsisem probleem sellega, et inimeste funktsionaalne kirjaoskus on väga erinev. Ja päris paljude jaoks keerulise teksti lugemine on väga vaevaline, kui see neile ette loetaks, oleks see mõnevõrra lihtsam sellest asjast aru saada. Ja kuna Wikipedia ülesanne on ikkagi infot inimesteni viia, siis oleks väga hea, kui me selle jaoks mingi lahenduse leiaks. Kas siis vabatahtlikud, kes neid asju linti loeksid või teine variant on muidugi proovida seda miksida eestikeelse kõnesüntesaatoriga. Kuivõrd hea see nüüd on ja kui hästi see õnnestub, seda tuleb veel uurida. Kui kedagi siuke tegevus huvitab, siis ja on parajasti Tallinnas, siis võivad tulla kas või siia sammasse sisse lugema, et mul ei oleks selle vastu mitte midagi. Et sai siia see tehnika muretsetud ja eks me siin teeme kuni 4 saadet nädalas, aga muul ajal see seisab niisama siin, et kui huvi on ja soovi on, siis võib tulla täiesti siia sisse lugema neid. Me siiamaani eestikeelses Wikipedias üldse ei ole olnud väga tugevad sellise audio ja video koha pealt. Teistes Wikipediates on sel teemal omajagu projekte juba olnud ja on päris palju sellist huvitavat, mida me teha saaks kindlasti. Alates kas või juba Eesti muusika lindistamisest, kas või rahvalaule ja autoriõiguse alt välja jõudnud loomingut on juba omajagu ja see kõik võiks olla meil kenasti lindis inimestele kätte saada, kui keegi on nüüd salvestaks. Ja rääkimata sellest, et ütleme näiteks tantse saaks videosse võtta ja teha väiksemaid klippe mingisuguste paikade tutvustuseks. See kõik oleks väga teretulnud. Videoklippe ma ei olegi tähele pannud Wikipedias. Aeg-ajalt ikka on. Ütleme, päris palju on nüüd juba ingliskeelsesse Wikipediasse jõudnud näiteid mingitest ajaloolistest kõnedest ja muid selliseid. Ennekõike vist USA ametiasutuste toodet materjale. Kuna need seal on lihtsalt USA reeglite järgi vabas kasutuses. Aga mõned ka vähehaaval on juba hakanud jõudma. Asi on selles ka, et tegelikult, kui me nüüd võtame selle Euroopa Liidu 70-aastase piirangu, siis see blokeerib päris palju asju ära. Võtame nüüd praegusest ajast tagasi, eks ole, ega see on hea tükk aega. Suur osa sellest meie audio- ja videokultuurist on siiski noorem. Oled sa kursis Eesti Rahvusringhäälingu litsentsiga ja selle litsentsiga, mis meil kehtis ka otsapidi Vene ajal, kuidas see praegu see juriidiline olek on, et kui keegi tahaks võtta ERR-i arhiivist mingisuguseid raadiosaated või mingi kas või poliitikute kõnesid, mis on legendaarsed ja Eesti ajaloo seisukohast olulised, kas ta võiks neid panna Wikipediasse praegu üles? Ma ei ole kontrollinud, nii palju kui mina tean, nad ei ole päris vabakasutuslitsentsiga asju siiamaani avaldanud. Aga võib-olla ma teen neile liiga. Seda peaks kontrollima. Ma tean, et päris paljudes Eesti asutustes ja organisatsioonides on sellega ütleme nii, et need asjad on jäänud selle taha, kui suur on seal kohalik teadlikkus üleüldse autoriõigustest. Mul on iseenesest hea näide. Mõne aja eest, minu meelest see oli vist eelmise aasta alguses, juhiti mu tähelepanu huvitavale nähtusele meie valitsuse veebilehel. Nimelt, vahem oli seal olnud autoriõiguse koha peal selline tähis nagu 2 pisikest C-tähte, mis on Creative Commons ehk siis vabakasutuslitsents. Ühel ilusal päeval oli see asendatud ühe C-tähega, mis oli sulgude vahel. Ehk siis copyright, kõik õigused kaitstud. Mis tähendas seda, et vahem
võis sealt võtta kõiki materjale, näiteks fotosid ja tekste ja Vikipeedias või kus iganes avaldada. Hiljem oli selleks vaja kirjalikku luba. Ma kirjutasin kellelegi seal ja küsisin, et vabandage, äkki vastab tõele minu julge hüpotees, et keegi, kes teil veebilehte kõpitses, leidis, et on mingisugune tundmatu 2C-ga märk, mida ta ei olnud kunagi näinud ja arvas, et küllap peab selle asemel olema see sama sulgudest C, mida ta oli näinud. Ja ta lihtsalt võttis ja pani selle sinna asemele. Pärast mõningat kirjavahetust tunnistate mulle, et jah, põhimõtteliselt nii see vististi oligi. Ja noh, et kuidas see nüüd seal olema peaks või milline on meie otsene poliitika selles suhtes, see ei ole veel päris kindel. Igaks juhuks võeti see märgis üldse maha ja öeldi, et mulle antakse teada, kui midagi selgub. Praeguseks on üle 1,5 aasta möödas ja keegi pole midagi teada andnud. Ma ei ole päris kindel, võib-olla see inimene, kes mulle kirjutas, on töölt lahkunud, aga igal juhul, kui valitsuse tasemel on ahusaamine autoriõiguses selline, siis noh, mida sa issanda loomake veel igatsed? No lisaks valitsuse tasemele on ka meil meedias, nagu ka varem oli näites autoriõigusest ja üldse sükesest IT-maailma. See kõlab juba nõmedalt öelda nagu IT-maailma probleemist. Tegelikult see on nagu internet on niivõrd oluline osa meie elust, et me peaksime tegelikult rääkima sellest, me peaksime analüüsima seda kogu aeg. See on nagu sotsiaalpoliitika. Ma ei kujuta ette, et ma võtan mingisuguse kas või Postimehe Eesti Päevalehe võtan lahti ja seal ei ole mitte midagi kirjas ühiskonna probleemidest või noh, konkreetselt näiteks mingi sotsiaalpoliitika valdkonnast, aga samas see on üsna igapäevane, et internetipoliitika valdkonnas pole seal mitte midagi kirjas. Noh, internet muidugi päris suures osas on lihtsalt vahend kõige muu jaoks. Ta on kanal, milles kas või see sama sotsiaalpoliitika või väljenduse leida. Mingis mõttes võib muidugi ütelda ka seda, et internet on osa, kuidas nüüd öeldagi, sellest infoühiskonna infrastruktuurist, mille kasutamise oskus määrab tegelikult päris palju sellest, kuidas inimene tänapäeva elus hakkama saab. Jällegi ta on vahend, aga kui me seda vahendit kasutada ei oska, siis see on umbes samasugune lugu, nagu meil oleks hulk inimesi, kes ei oskaks kasutada näiteks telefoni. Me eeldame, et kõik oskavad, aga kui ei oska, siis on jama. Siis on see inimene päris paljudes asjades oma vei jäetud. Samamoodi tegelikult ma olen Wikipedist küll, aga ma olen ka päris paljude projektide juures inimesi hoiatanud, et palun jätke alles kommunikatsioonikanalid, mis on ka traditsioonilised ja mis on paljude inimeste jaoks siiamaani ikkagi palju loomulikumad kui internet, sest et muidu me lülitame hea hulga inimesi välja. Täna nüüd sama meie üldkoosoleku eel pidas Tallinna Ülikooli teadlane ettekande kirjaoskusest, täiskasvanute kirjaoskusest tänapäeval. Ja ta on uurinud konkreetselt seda, kuidas saavad hakkama noored täiskasvanud lugemise ja kirjutamise ja sellest samast loetust aru saamise juhul. No väga ilus näide on lihtsalt see, et need noored täiskasvanud 18–25 aastat vanad, kes on parasjagu kinnipeetavad, ei suuda lugeda juriidilist teksti. No neil on nagu seda eriti vaja, eks ole. Me arutasime seal ja jõudsime ideid genereerides välja mõtteni, et äkki me peaksime vormistama kriminaalseadustiku koomiksiks, et see oleks neile kergesti loetav. Värvi karistatavad teod punaseks. Samamoodi võiks koomiksina esitada ka põhiseaduse, sest mingisugune hulk inimesi lihtsalt ei saa sellest kohalikult aru, kui neile asja ei seletata neile jõukohaselt. Kusjuures autoriõiguse teemal meil on koomiksid ja isegi mingid animatsioonid internetis, kus mingi jänes üritab jagada mingisugust faili ja tuleb välja, et ei tohi seda teha. Jah, paraku. Vähemalt õnneks tohib jagada Eesti põhiseadust. Kui seda ei tohiks jagada, siis me oleksime jamas. Ja põhiseadus ei ole just autorikaitsega seotud kaitstud. Jumal tänatud, ei ole.
kas siis kaadlane äkki on, mine tea. Nii palju kui mina tean, õigusaktid ei ole. Selleks on see eraldi mingi olemas. Ja. Ilmselt küll, jah. Vaata, aga me räägime ikkagi vangide puhul neid, kelle emakeel on eesti keel, kes ei oska juriidilist teksti lugeda. Jah, see on puhas funktsionaalne kirjaoskus. Tegelikult on ka üliõpilaste seas samamoodi neid, kellel on probleeme keerulisema teksti lugemisega, neid lihtsalt on oluliselt vähem. Ja muidugi selge on ka see, ja mis sellest samast uuringust välja tuleb, et inimeste enesehinnang on erinev. Nimelt, vahendusliku kehistumise puhul on üldiselt inimestel suhteliselt selge, kas neil on raha või ei ole. Kui sul ikka pangaarve peal pole midagi ja üleüldiselt on sul põhiliselt võlad, siis sa saad sellest enam-vähem aru. Aga inimesed, kellel on raskusi keerulisema teksti lugemisega, kes näiteks ei suuda lugeda kõige tavalisemat infot ravimikarbi pealt, kui sageli seda rohtu võtta tuleb, mitu tabletti seal sees on, vaatavad, pusivad, ohivad ja siis lõpuks mäletavad valesti. Need samad inimesed ise hindavad enda lugemisoskuse heaks, nad lihtsalt väldivad lugemist kui vähegi võimalik. Nad räägivad näiteks mõne sõbraga, kes asja paremini teab ja kes neile seda seletab. See on see efekt, et need samad noored, kes kuskil vanglas kinni on, nad üldiselt tegelikult teavad, mida mingisugune paragrahv endaga kaasa toob. See lihtsalt levib nii-öelda suulise tõlke kaudu. On inimesed, kes on lugenud, kes räägivad edasi ja informeerivad neid, keda vaja. Aga tänu sellele nad ei saa päris hästi aru, kuivõrd hästi või halvasti nad omadega toime tulevad. Aga praktikas selline asi tänapäeval tegelikult tekitab ühiskonnas üsna tugevat kihistumist. Eesti ühiskond õnneks on siiamaani veel suhteliselt väheste selliste lagedega. Et meil ei ole tegelikult tõsine probleem see, kui keegi on, ütleme, Võrust pärit, et ta ei saaks mitte mingil juhul ülikooli. Või et ta mitte mingil juhul ei saaks kaitstud doktorikraadi. Meil on doktorikraadiga võrukasi küll, jumal tänatud. Aga näiteks, ütleme, Briti ühiskonnas sellised asjad hakkavad juba mõjuma. Kui kellelgi ei ole ikkagi viisaka haritud inimese keelt juba suus, siis hakatakse teda teistpidi vaatama ja tema šansid kuhugi tööle saada on mõnevõrra piiratud. Ja kui nüüd me võtame sinna juurde sellise efekti näiteks, et väga paljud asjad, mida on vaja sellistes valgekraede tööde juures, eks ole, on Eestis üldjuhul siiski levinud ingliskeelsena. Või kasutatakse jube palju vähemalt ingliskeelset sellist tõlkimata sõnavara, slängi ja argood, siis tulemus on see, et need inimesed, kes näiteks seda keelt ei mõista, nad jäävad omadega jänni. Ma olen tihtipeale koperdanud tõesti selle otsa, et mingisugune erialaline terminoloogia, isegi eestikeelse tekstis kasutatakse ingliskeelseid väljendeid, sest lihtsalt inimesed ei tea, mis see võiks olla eesti keeles, et eriti IT-maailmas, arvutimaailmas siuksed. Jah, loomulikult seda enam, et me võime ju kujundada eestikeelset terminoloogiat, aga näiteks IT-s see jooksev terminoloogia parasjagu kasutusel olevad lahendused muutuvad niivõrd kiiresti, et keele areng jõuab sinna järele teatud lõtkuga. Ja neid kõige uuemaid asju, neile tuleb alles nimesid leiutada tihtipeale. See probleem, et inimestel on funktsionaalne keeleoskus on väga puudulik, et kas Wikipediast on siinkohal abi? Ilmselt mõningal määral võiks olla. Üks asi on see, et tõepoolest Wikipedia vähemasti ideaalis peaks andma iga artikli alguses suhteliselt selged ja lihtsad seletused, mis asi on mis. Kui sul on kahtlus, vaata järele. Tegelikult muidugi me eesti keeles veel kõige selleni ei jõua, me püüame, aga eks meil on ka õnneks väga, väga kohalikud sõnastikud Eesti Keele Instituudi kodulehel kenasti kättesaadaval Eesti kirjakeele seletussõnaraamat ja Eesti õigeelsussõnaraamat ja nendest on ka paljudele abi. Teine asi on see, et tõepoolest, kui me saaksime luua võimalusi neid artikleid kuulata, siis ilmselt päris paljusid inimesi aitaks see ka. Inglise keeles on näiteks selline nähtus olemas nagu Simple English Wikipedia, mis on põhimõtteliselt kirjutatud lihtsustatud inglise keeles, väga paljudele palju paremini arusaadav kui tavalises inglise keeles kirjutatud Wikipedia.
aga noh, eesti keeles sellist lihtsustatud keelt ei ole ja ausalt öeldes ega me ei jõuaks ka hakata kõiki asju veel kohad lihtsamas keeles lahti kirjutama. nii, aga selle toreda mõttega, et Vikipeediast võiks olla kasu paljudele inimestele kas või seadustega kurssi viimisel, sellega me täna lõpetame ja kes soovib kaasa lüüa nendes Vikipeedia tegevustes, siis ma arvan, et kontaktid leiab kust kohast. Noh, kui otsida näiteks internetist Wikimeedia Eestit, siis jõuab meie omaenda MTÜ Wikini, kus on kõik telefonid, meiliaadressid ja nii edasi. Või noh, võib ka otsida mind ennast nimepidi. Raul Veede ja edasi leiate. Ja kõigile kaasalööjatele edu ja jaksu!